Tere päevast! Minu nimi on Silva Sirge ja mina olen üks FOHO korporatsiooni partneritest. Ja täna meie veebiseminari teemaks on rääkida valust. Ja panin siis sellise nime talle valust priiks. Kunagi me kasutasime ühel seminaril seda nimetust ja nüüd siis seekord tuli mulle see meelde. Ja tuletame siis meelde ka seda, et meie oleme siin enamuses Hiina traditsioonilise meditsiini korporatsiooniga FOHO seotud siin, kes kuulavad ja on ka uusi inimesi, nagu ma nägin. FOHO tähendab eesti keeles tulilind ehk fööniks ja temal on korporatsioonina oma kindel eesmärk, see on Yangsheng tervise säilitamise ja pikaealisuse kultuuri levitamine. Eesmärk on veel üks, vähemalt 500 aastat siin maailmas töötada ja saada 500 parema terviseettevõtte hulka. Hetkel on juba maailmas 88 riiki ja regiooni, kus on erinevad esindused ja filiaalid loodud. See on need inimesed, kes siis tarbivad meie tooteid, räägivad nendest, on partnerid või lihtsalt tavalised kliendid. Ja veel kord meelde tuletuseks, mis asi see Yangsheng siis on. Yangsheng on siis see, mis jaotub nagu kolmeks põhiblokiks või põhisalustala, mille peal ta seisab. See on Yangsheng toitumine, Yangsheng käitumine ja Yangsheng psühholoogia. Ja tänase teema on meil siis valust räägime. Kes on meie veebiseminaritel käinud, siis teab, et ma olen ikka meelde tuletanud, et meil on kehas 3 sellist põhilist, nagu võiks öelda, süsteemi või jõge, mida pidi voolavad igasugused erinevad meie kehaks vajalikud ained, energiad. On olemas vereringe, mille kaudu voolab meie veri. On olemas meridiaanid, mille kaudu eluenergiat siin liigub. Ja lümfi kaudu meil siis toimub puhastusprotsess. Need on need 3 suurt alustala inimese organismis. Ja teatavasti Hiina traditsiooniline meditsiin vaatab inimest tervikuna ja neid päris eraldi vaadata me ei saa, aga võib-olla puudutame täna rohkem siis vereringe ja meridiaanide teemat. Ja kõigepealt ma siis mõtlesin ennem, kui me valust rääkima hakkasime, et uurisin ürikuid, et kuidas siis nüüd meie meditsiin, lääne meditsiin valu kirjeldab ja mida tema selle kohta ütleb. Ja näete, siis ma minu dokist leidsin siis seda, et ta on kudede kahjustuse ja ülekoormusega kaasneva närvilõpmete erutuse tekitatud ebameeldiv aisting ehk sümptom. Ja loomulikult on siis see, kui me nüüd on nagu palavik on ka üks mingi sümptom ja samasugune sümptom on valu. Mida valu annab? Valu annab meile märku, et selles organis, kus ta tuleb või selle lähedal olevas, on midagi korrast ära. See on organismi märguanne. Nüüd on öelnud ka, siin on olemas meil Eesti valuselts Eestis, sellel on president, doktor Boris Gabovitš. Ja tema on ka väitnud seda, et inimesed ei tohi mitte valu kannatada. Ja on olemas meil valumedõed, valuarstid on olemas. No, osad muidugi tegelevad operatsioonide juures, aga osad on need, mis võtavad vastu spetsiaalselt valukliinikutes. Nii et ümber selle valu on hästi palju juba spetsialiste ka lääne meditsiinis koolitatud ja töötavad. Nüüd on küsimus, et kui meil tekib valu. Ma panin siia kirja nüüd suvalise rivi, mis esimesena pähe tuli, mida siis valu puhul inimesed hakkavad tegema. No tähendab, et sellega toime tulla. Kõige normaalsem on loomulikult see, et inimene peab ju liikuma ja liikumisel vereringe paremini liikub, kehamahlad liiguvad paremini, et see kindlasti väga aitab kaasa tervenemisele. Isegi kellel olete kuulnud põlvevalud ja muud liigesevalud, siis kindlasti arstid rõhutavad seda, et ei tohi diivanile lesima jääda, te peate liikuma. On olemas igasugused
tervendavad ja mõõtvad aparaadid, millega siis, no neid nimetavad siis lääne meditsiiniarstid alternatiivmeditsiinist, on küll bioresonantsteraapia aparaate, olete kuulnud, on volmeetrid, on erinevaid aparaate, on tensteraapiat, mis mul esimesena pähe tulevad, mis siis tegelikult ka suudavad midagi organismis ära teha, mingeid signaale anda, mingeid, tähendab, et midagi organismis muuta selle valu äravõtmiseks. On olemas loomulikult massaaž, igasuguseid massaaže. Küll on lõõgastavaid, aga samas on väga palju just nimelt tervendavaid või tervist hoidvaid massaaže. Loomulikult on füsioteraapia, kui mingid probleemid on. Ja loomulikult on igasugused muud teraapiad, mudateraapia, veeteraapia, soolakamber, mis mul siin tuli külmakamber meelde. No tähendab väga palju, need võiksid kõik füsioteraapia alla panna, kes siis nimetab sauna füsioteraapiaks, kes mitte, eks ole, aga neid on üsna palju. Aga millega me tegelikult valu puhul kõige rohkem kokku puutume on ju see, valuvaigistid. Esimene asi, kui meil on valu, kuhu me põrutame. Enamus inimesi jookseb apteeki ostma valuvaigistid. Alles üks päev ma siin rääkisin ühe inimesega, kellel oli põlvevalu juba pikemat aega siin. Elabki valutablettide peal, sest midagi teha ei ole, tal tööd vaja teha, jalgade peal vaja käia, teisiti ei ole võimalik. Ja seda ma olen ka kahjuks väga palju kuulnud, et kui inimesed lähevad siis oma perearsti juurde vastuvõtule ja küsivad, et mul on vaata see või teine asi, et mida siis teha, valutab seal, et mida te soovitate ja ma olen väga-väga paljude käest kuulnud, mida soovitaks, võtke valutablette. Teate, kui öeldakse seda kuskil alla 30-aastasele mehele, kes on eluaeg tantsinud ja tal on tõesti põlved väga olulised tantsimiseks ja põhimõtteliselt tal juba arvatavasti põlved on juba kulumas ja arst ütleb, et võtta valutablette, siis mina mõtlen, et issakene, aga kas siis tõesti midagi muud ei ole võimalik soovitada ka lääne meditsiini poolt? Jah, tehakse ka süste. Olete kuulnud igasuguseid süstidest, mina olen uurinud ka inimesi, kellel on samamoodi põlved hakkavad juba kuluma, põlvehaigus on, plakutakse erinevaid selliseid süste, mis nagu ütleme blokeerivad selle valu. No ma tean, neid tegelikult on mulle endalgi tuttavad, on üks blokaatorid, mis tõesti kas 1 päevaks või 2 päevaks blokeerivad, mõned kauemaks. Siis ma küsisin, et kuule, kas see süst teeb, maksab 200 €, kas see süst teeb siis midagi korda ka või? Ei, ta ei tee korda. Sa lihtsalt 200 selle aasta pärast lähed ikka opile vahetad põlveliigis ära, aga sa ei pea kohe minema. Aga selle ajaga, kui valu on ära blokeeritud, põlveliiges kulub veel hullemaks. Nii et järgmine siis kõige viimane aste on loomulikult kirurgiline sekkumine, kui enam mitte midagi ei aita. Aga mina tahan teile rääkida, et on ka teisi võimalusi. Nüüd panin teile veel mõned pildid siin, need erinevad luude liigeste valud, mida me oleme võib-olla, millega meie oleme kõige rohkem kokku puutunud ja ma arvan, et ka teie. Ristluu ehk nimmeluuvalud, väga tüüpiline inimestel. Siis igasugused põlve, jalgade valud. Igasugused kaelavalud, eriti istuva eluviisiga inimestel. Ja siis veel reumatoidse artriidi sellised valud, mis on üle keha kõikides liigestes. Need on need valud, millega me võib-olla massiliselt rohkem kokku puutume. Kuna ma ei räägi täna nendest siseorganite valudest nii palju, vaid rohkem ikkagi sinna luude liigeste ja väliste valude poole, siis ma panin ka need pildid siia ülesse. Ja nüüd tuletame meelde, mida soovitab meile Hiina traditsiooniline meditsiin. Tema ütleb nii, et meil peaks olema see põhisõna Hiina meditsiinis, tasakaal. Kõik asi peab olema tasakaalus. Tuletage meelde kaalu. Ühele poole paneme 1 kilogramm toodet, seal 1 kilogramm õunu, teisele poole peaks kilogrammi suurene pomm olema. Vaat selline tasakaal ja siis natukene seal väikeste pisikeste pommidega vanasti, eks ole, siis muudeti, seda kaaluti, et aru saada, kas on ikka 1 kilogramm õunu või natuke rohkem. Ja vaadake, meie elus toimub ka kogu aeg, see yin-yang, üks päev on üks natuke rohkem ülekaalus, teine kord teine. Ja pidev selline yin-yang, mees ja naisalge, päeva ja öö ja külma ja kuuma muutumine käib kogu aeg. Aga ta peab olema väikses amplituudis. Siis me ütleme, et yin-yang on tasakaalus ja see on suur alus meie tervisele.
Meridiaani pilti näitasin, meridiaanid peavad olema läbitavad. Aastaid tagasi lääne meditsiin rõhutas aastaid, et meridiaane pole olemas, sest neid ei ole võimalik mikroskoobis näha, neid ei ole võimalik katsuda, järelikult ei ole olemas. Nüüd on juba tunnistatud, sest lääne meditsiinispetsialistid on juhtumisi tuvastanud nende leiu kohta. Seal nende meridiaanide ümber on need kapilaarid eriliselt nagu kuidagi sätitud, nii et tegelikult leiti tõepoolest, et need meridiaanid sellisel kujul on organismis olemas. Aga meridiaanide kaudu käib meie eluenergia tsiiliigu. See, mis on nagu hästi oluline ja ta on väga tihedalt seotud meie vereringuga. Ja vaadake, kolmas punkt ongi see, et eluenergia tsiil peab olema organismis piisavalt ja normaalselt peab tsirkuleerima vereringe. Ja nüüd siis vereringest rääkides tuletan veel korra meelde veresoonte loengul, me olen sellest ikka korduvalt võib-olla ka teiste veebiseminaride ajal rääkinud, et tegelikult meie see vereringe, kaasa arvatud, ka see meridiaan, ei risustu või ei kasva nagu kinni või seinte peale ei jää mingeid takistusi ühe päevaga. See on pikk protsess. Nagu näete, siin on näha, et kuskil 30 aasta vanuses juba on võib-olla märke näha, aga meie organism veel suudab hakkama saada, süda suudab pumbata verd läbi sealt, veel on piisavalt ruumi, kuigi juba verelistakud hakkavad kokku kleepuma, punased verelistakud ikkagi ta veel suudab, aga juba kui on 40, võib hakata kuskil valu andma märku. Ja võt samamoodi on nende tegelikult ka meridiaanidega. See, et meridiaanil tekib mingisugune takistus ette, kus ta enam ligi eluenergiat siin korralikult läbi ei saa, see on ka pikaaegne protsess. Ja sellepärast Hiina meditsiini arstid vaatavadki tegelikult hoopiski teisi märke. Nad ei vaata vereanalüüse, nad vaatavad teisi märke, nad vaatavad meridiaane, nad kuulavad pulsse, nad vaatavad silma, vaatavad peopesa kühmusid. Igal ühel on oma spetsiifika. Meil on ka oma spetsiifika aidata natuke vaadata, mis siis meie veresoontega organismis toimub. Vaat näete, selliseid kõveraid veresoone me näeme ka väga tihti, kui inimesed tulevad meie juurde kapilaaride uuringule. Ideaalvariandis, seal need ilusad punased pildid peaks olema tagurpidi U-tähekujulised. Vasakult poolt liigub arterist veri, läheb rakuni ja paremalt poolt tuleb veeni välja. See on kapilaaride pilt. Ja meil on olemas kapilaroskoobid ja me saame teha kapilaari uuringut. Ja miks me seda teeme? Just see kapilaarid on just need, mis viivad meie absoluutselt ükskõik millise keha rakuni toidu. On ta silmarakk, on ta lihaserakk, on ta luuderakk ja teatavasti meie rakud praktiliselt ühe aastaga vahetuvad, muunduvad kõik ära või uuenevad. Võiks öelda, uuenevad kõik ära. Ja seda protsessi tegelikult saab jälgida, sest kujutage ise ka ette, kui rakk on haige, siis tema kunagi ei sünnita tervet rakku. Me teatavasti raku pooldumise teel kogu aeg meil see protsess käib, eks ole, terve ei saa kunagi haiget teha, aga vaata haige tervet ka ei saa kunagi teha, rakku moodustada. Ja sellepärast on jõle kasulik, kui me oleme mingisuguse kapilaaride uuringu ära teinud, et veenduda, mis seisus mingisugunegi organ on, kas tema saab normaalset toitu. Ja loogika on selles, seal, kus veri ei jõua kiiresti kohale, seal on, kus on kõverikud verjasooned juba. No mõnedel on näha juba nagu silmaga juba pähe peale vaadates näha, et veresooned tulevad välja, järelikult veri enam normaalselt hästi ei liigu. Siis järelikult see organ juba enam ei saa korralikult toitu. See tähendab, ta ei saa toite, ta ei saa vett, ja ta ei saa hapnikut. Ja võt sinna ongi tegelikult meie korporatsiooni Foho väga paljud tooted on sellega seotud, kuidas teha nüüd need veresooned läbitavaks, kuidas siis teha meridiaanid läbitaviks, sest see ongi tegelikult öeldes valu algpõhjus. Ja meil on olemas ühed lemmikud tooted, mis on juba nii palju, kui meil siin Foho on Eestis ka olnud ja nii palju, kui korporatsioon sai möödunud veebruaris 14 aastat vanaks. Tehased on küll vanemad juba, mis nad erinevaid tooteid tootsid, aga Faradate teraapilised vööd kaelale, siis seljavööks see on seljale kõhule on see, need kuidas öeldes, teraapilised, kuidas ma nüüd ütlen, teraapilised kohad.
pinnad, teraapilised pinnad, vabandust, ja on ka põlvedele. Need on meie ühed lemmikumad valuvastased tooted. Ja uskuge mind või mitte, kui te panete kaela või peale, võib lausa isegi mõne korra järgi kumisemine peas ära kaduda. Seljavalu ise olen näinud inimestele, kes ei usu mitte midagi, mis teil seal on, mingi niukene imelik nurgatagune firma, ei ole arstide poolt, ei määrata retsepti, et ei tea, mis siin aitab. Ma olen isiklikult oma sõbrannadele umbes nii, et pool vägisi seljavalu puhul panud oma vöö peale ja siis, kui ta veerand tunni pärast tuleb, ütleb, et näed, mõjub, hakkabki valu ära minema. Siis ta hakkab uskuma alles seda. Ja samamoodi on ka põlvevöödega. Näete, põlvevöösid on meil 2 tükki. Kõik tuletan veel kord meelde, et Hiina traditsioonilise meditsiini alusel ikka rõhutatakse veel kõiki organeid, mida on 2, tuleb alati mõlemat siis mõjutada. Kui isegi on ainult parem põlv haige, siis te panete mõlemad vööd peale. Kui on 2 kätt haiget, 1 käsi on haige, te ravite mõlemat ja määrite ja soojendate mõlemat kätt. Meil on 2 kõrva, 2 silma, 2 kätt, 2 jalga, midagi on võib-olla veel 2, eks ole. Kõiki neid tuleb tegelikult ühtepidi toetada ja ravitseda, sellepärast, et muidu läheb valu ühelt teisele üle. Ja sellised kogemusi meil on ka, kes on nii teinud. Ja mis need varodoteraapilised vööd siis endast kujutavad? Nad on tõepoolest ainulaadsed, kuigi võib-olla te olete maailmas mingisugused sarnase välimusega vöid ka näinud. Aga nendel on lihtsalt mitu teraapia efekti. See on nagu väike füsioteraapia kabinet kodus kaasas, ilma elektrit sisse lülitamata. Saate igale poole reisule, igale poole kaasa võtta, kotti panna, need ei ole sugugi suured. Ja nendel on nii infrapunasauna, refleksteraapia, füsioteraapia, mineraalteraapia, magnetteraapia, parimad omadused kokku pandud. Ja see on tõesti pikka aega uuritud, kuidas seda teha. Ja mismoodi ta siis on, töötab, näete siin, on ühed, ma proovisin leida ühe pildi, kus on need täpikesed peal. Nendel vööde sisepinnal, seal töötaval pinnal on niisugused täpikesed. Ja vot need ongi siis pool- ja vääriskivide, poolvääriskivide ja vääriskivide 50, umbes vähemalt 53 erineva sellise ütleme pulberdatud nanotehnoloogia abil tehtud täpikene. Ja kaasa arvatud seda ühte võimsamat, mida hiinlased ka alati väga hindavad, on ka seda võimsamat kivi, mida nad seal nefriidis ka väga palju asju teevad Hiinas tervendavaid, on just nefriid ka seal sees. Ja näete, siin on kirjas, et ta tekitab infrapunakiirsust mingil temperatuuril. Ja teate, toime on nüüd selline. Meie paneme palja keha vastu selle vöö töötava pinna. Meie kehatemperatuur ongi kuskil seal 36-37 vahel. Nüüd me soojendame need kivimid, need pisikesed kivimipulbritükid seal ära. Ja nendel on siis võime, nad on sinna spetsiaalselt valitud. Nendel on võime hakata pikkalainelist infrapunakiirgust levitama. Välja kiirgama. Ja see läheb kuskil seal võib-olla 7-8-10 sentimeetri sügavusele ja tegelikult seda kiirgust me ei näe, see on nagu päikese kiirgus, mida me otseselt ei näe, aga vot sel infrapunakiirgusel ongi see imeline võime, ega hakkab selles kohas, kus see töötav pind on, vereringet paremini mõjutama. See tähendab, et hakkab vereringet mõjutama nii, et veri hakkab kiiremini jooksma seal, paneb ta nagu käima, nagu toimuks, nagu me teeksime mingit füüsilist tööd, et kokku kleepunud verelibled hakkavad lahknema vähehaaval ja tänu sellele loomulikult veri hakkab kiiremini käima selles kohas ja ta hakkab kiiremini nendele organitele toitu tooma, vajalikku toitu, vajalikku vett, vajalikku hapnikku. Ja selles ongi kogu selle mõte. Lisaks on muidugi pandud ka sinna sellised väikesed, nagu me ütleme, meditsiinilised magnetid. Need ei ole sellised magnetid, millega tootmises, tööstuses kasutatakse. Nad on just niisugused õrnemad meditsiinilised magnetid ja nende 2 kokku, nende mitme teraapia mõjuga me siis tegelikult kohtpõhiselt mõjutamegi neid kohti, mis on valulikud. Kas see on siis see kaelavalu, mida on väga tihti nüüd 7. lüli. Meil on nüüd hästi populaarsed mobiiltelefonid. Lapsed on juba 2.-3. eluaastast, kui mitte varem juba mobiiltelefon näpus. Vaadake, mis asendis.
kõik istuvad, kui inimesed on mobiiltelefoni. Nendel ei ole ta nii silme ees, vaid ta on pea alaspidi. See tähendab, ta mõjutab juba lapsepõlvest peale seda 7. kaelalüli kõverduse suunas. Mitte ainult istuvtöö, vaid nüüd ka see mobiiltelefon aitab sellele kaasa. Ja nüüd, kui siis seal, kus see infrapuna nüüd toimib, siis seal, nagu ma ütlesin, hakkab paranema vereringe. Ja ma panin siia ühe pildi veel juurde, mis on seotud peaga, kaelavööga. Vaadake, meie meridiaanid läbivad meie kogu keha. Teatavasti neid on 12 põhimeridiaani, 6 kätte, 6 jalgadel ja nad siis kas saavad alguse või lõppevad kättest või jalgadest, aga nad väga mitmedki neist läbivad pea. Ja näete, siin on siis pildi peal ka näha, et kui me paneme kaelavöö, kui paljudele meridiaanidele me muu hulgas ka mõju avaldame. Lisaks sellele, et hakkavad parenema 7. lüli probleemid, hakkab verevarustus seal paranema, lisaks sellele, et peaverevarustus paraneb ja meie võib-olla mälu, meie unetus võib ära, meie mälu paraneb, unetus võib ära minna, kohin kõrvades võib ära minna, väike tremor, mis inimestel on kätes, hakkab ära minema. Kõik see aitab sellele kaasa, see on nüüd seotud nüüd selle kaelavööga. Ma lihtsalt tahtsin teile näidata, kui võimas see on. Ja pärast, kui ma selle mikrofoni lahti teen, ma usun, et need, kes meil on vanad olijad siin, oskavad teile väga võimsaid lugusid ja huvitavaid lugusid rääkida, kust nad on selle ühe või teise vööga abi saanud. Aga endal mul tuleb väga hästi meelde, kuidas ühes meie esinduses oli inimene, kes tuli 2 kepiga sinna, ütles, et tema ei lähe põlveopile, tehke mis tahate ja ostis need põlvevööd ja vist kandis neid lausa 24 tundi, aga ühel hetkel ta viskas kepid nurka, sest neid ei peaks päris 24 tundi kandma, see on nagu individuaalne, sellest ma ei jõua täna palju rääkida, aga saate alati esindusest üle küsida või oma partneri käest. Tegelikult ta teeb kuumaks ja alguses, kui te esimest korda panete vöö peale, siis võib isegi seljavööl tuli kuumaks minna ja kindlasti ma ei soovita esimest korda vööd peale panna ja minna füüsilist tööd tegema. Siis ta nagu on triikraud hakkab kuumutama, sest veri hakkab kiiremini käima, siis ta hakkab kiiremini tööle. Ja ühte asja peate ka mäletama ja meelde tuletuseks, et kui te vöö võtate pealt ära, siis toime veel jätkub. Ja kui samal päeval lähete duši alla või sauna, siis te tunnete, et seal nagu triikrauaga laseb. Ega te saunas küll ei saa seal kaua olla, sellepärast, et see toime peale vöö ära võtmist veel toimib. Aga mida minul on kunagi soovitanud, üks ka meie spetsialisti arst Eestis, ta ütles väga kenasti, et kui teil on olemas need vööd, teil on näiteks õnn olnud saada nii kaela, selja kui põlvevööd, kui te hommikul ärkate ja panete need kõik vööd endale peale, kõik 3 tükki ja sel ajal, kui te toimetate seal, käite oma asju ajamas, teete süüa, eks ole, joote hommiku kohvi või teed kes mida ja selle aja sees see pool tundi või tund aega need vööd teil kõik peal, et sellega te olete käivitanud kogu oma organismi energia ja kui te teete seda regulaarselt, siis te iga päev annate tõuke selleks, et organism oleks pidevalt hea immuunsusega, et ta oleks pidevalt teil terve ja te toetate seda, sest teatavasti enamus inimesi, no mõnedel andmetel 90% ja mõnedel 70% on haiguseelsetes staadiumites. Nii, mida ma nüüd lisaks vöödele tahan veel rääkida valust? Kui ma nüüd mõtlesin kokku, et nende valu teemal on meil mitu komplekti, mina leidsin 4 suurt alajaotust, mille alla ma võiksin nüüd panna. Esimesed on nüüd farodoteraapilised vööd. Need, mida saate igal pool kaasas käia ja võtta ja veel, mida te saate alati kaasa võtta igale poole, on üks selline fantastiline uus kvanttoode, ta on ainult mõni aasta vana, see on Yang Shenk energeetiline balsam. Ja vaadake, temal on just imepärane selline kuumutav ja soojendav toime täpselt samaati nagu vööl. Tal on sellised ained ka sees, mis just nimelt kuumutavad. No ma võiksin teile öelda näiteks kurkumiin ja kaneel tuletan, rohkem pole vist vaja. Aga ta põhiainet, millest ta koosneb, on tõesti siin, nagu siin all on mul toodud Šveitsi õuna, tüvirakud ja viinamarja väädi resveratrol ja siin veel mõned asjad, aga mõned asjad, mis seal ära mainitud on, just rahvamea sellised 1000-aastase meditsiini aegumatud sellised ravimtaimed, mida nad seal on aastaid juba korjanud. See on vist kuskil üks mõne miljoniline või 1 miljoniline rahvas Hiina Vabariigis, aga nendel on nagu Hiina Rahvavabariigi poolt lubatud neid ravimtaimi kasvatada ja müüa, sest ja just neid on väga hinnatud, et need on nagu tõestatud nende toime.
Ja vaadake, mida see Yang-Sheng energeetiline balsam teeb. Ta jällegi soojendab seda kohta, ta tõmbab sealt kudedest välja sellise niiskuse, mis selle külmuse, mis küll nüüd liigestesse võib valu tekitada ja jällegi parandab meridiaanide läbitavust ja vereringet. Jällegi mul tuleb meelde üks inimene, kes kurtis mulle, et põlved on kulunud ja nüüd ta on 24 tunniste tööpäevadega tööl. Ma alati ütlen talle ikka, et sa otsi uut töökohta, kui sul on nii suur terviseprobleem, siis sa ei tohiks teha sellist öistöid ja ööpäeva ringset tööd, et sa peaksid oma, režiimi paremini hoidma. Ja siis ta kurtis mulle, võt tal ei ole niisuguse pükse, et sinna põlvevöösid alla panna. Ma ütlesin, et pane siis otsi mingid, et kõik on niisugused ümber püksid, kole ja tema ei saa kanda. Ja siis me jõudsime järeldusele, et ikka temal on kõige parem üks energeetiline balsam. Ta lihtsalt määrib. Ta kurtis, et ta ei saa rohkem kui üks kord määrida päevas. Mõtlesin, et ikka saad. Käid tualetis, võtad püksid maha, võt siis jälle määrid. Seda energeetilist balsamit saab määrida kas või 5 korda päevas, aga ta toime on võimsam, kui te panete sinna toidukile peale. Ja toidukile alla tõmbubki see niiskus ja külmus tuleb välja, aga seal tuleb väga tähtis on meelest pidada, et seda ei tohi rohkem pool kuni tund aega peal hoida. Sellepärast, kui ta tõmbab organismis selle valu tekitava patogeense teguri välja, siis kui ta seal kile all nüüd natukene on ja te ära ei võta seda kilet, siis ta läheb tagasi. Nii et ei ole mingit efekti selle asja. Aga kui ta kilet peale ei pane, siis ei ole probleemi. Näiteks õhtul magama minnes ei ole vaja panna. Ja näete, siin on ka öeldud, et ta võtab niiskust välja. No see, mis liigestes ja valukohtades tavaliselt on niiskus, külm, tuul, selline, mida hiinlased nimetavad just niisuguse lihtsate nimedega, need on need patogeensed faktorid. Ja mida ma tahan teile tegelikult näidata? Ma tahan teile näidata neid 2 loojat. Võib-olla isegi ühe kaupa. Energeetse balsami loojad. Meile tuli ta turule 2018. aastal ja ta on ära patenteeritud kvanttoode. Ja esimene, kes need ravimtaimed välja mõtles ja rivvi pani, mis selle toote jaoks oli vajalikud, oli meie kauaaegne Yang-Sheng teadusliku uurimise instituudi juht, akadeemik, tol ajal 92-aastane härra Tan Yuchi. Ja tema on nüüd, see on FOHO enda teadusliku uurimisinstituut, see ei ole kellegiga koos, kuigi nad teevad tõepoolest nüüd juba koostööd väga paljude Hiina meditsiini teiste instituutidega ja kõrgkoolidega. Tema oli siis 92-aastane, tema mõtles välja need ravimtaimed pani rivi ja see, kes ta siis kvanttehnoloogiga muundas, aitas muuta selliseks, nagu ta on, et ta kohe, kui te määrite, ta läheb rakku tasandile kohe, on siis professor Zhang, ma püüan nüüd õieti hääldada, professor Zhan Jiahen. Siin meie Maie võib pärast rääkida, aga tema on seda meest ka näinud ja tol ajal näete, nende vanus sündimise järgi on täpselt 60 aastat vahet. Nii et härra akadeemik Tan Yuchi nüüd on juba 94 aasta tal läheb ja teadusliku uurimisinstituudi eesotsas ta nüüd on lahkunud. Tema asemele on tulnud tema poeg Tan Weimin ja tal on 2 poega, üks läks ärisse, üks hakkas ka Hiina meditsiini poole nagu liikuma, jõudis lõpuks ka meie FOHO korporatsiooni teadusliku uurimisinstituuti ja nüüd siis nii palju veel infoks, kes ei tea, et akadeemik Tan Yuchi on tegelikult väga suur korüfee Hiina meditsiini alal ja ta on olnud nii kõrge tunnustatud, et Hiina rahvavabariigi juhid on palunud mitmetel kordadel temal aidata siis teiste riikide, sõprusriikide või kuidas võeta või siis koostööriikide kõrgematel juhtidel aidata tervist nagu analüüsida, konsulteerida, konsultatsiooni teha. Ja tema oli üks ka Mao Zedongi üks ihuarstidest. Ja teine professor härra Zhang on nüüd ka, siis ta veel ei olnud liitunud korporatsiooniga FOHO, tema on nüüd üks 3 lisaks Tan Yuchi pojale, üks 3 professorist, kes nüüd juhivad tööd, teaduslikku tööd ja tegelevad uute toodete väljatöötamisega korporatsiooni FOHO Yang-Sheng teaduslikus uurimises instituudis. Tol ajal ta veel ei olnud. Nüüd
See oli esimene komplekt, millest ma tahtsin teile rääkida. Esimene komplekt oli siis vööd ja energeetiline palsam. Ja nüüd on veel meil olemas sellised asjad nagu tervisliku une tooted. Ja need on tegelikult, võiks öelda, analoogsed, aga tootmisprotsess on teine. Kui me rääkisime vöödest, et seal tekitab, need kivikesed tekitavad infrapunakiirgust, mis seal vöö pinna peal on, mis vastu keha on, siis siin on tekstiilitoodetesse pikitud spetsiaalse tehnoloogial pulberdatud kujul, tähendab niidi alusesse pikitud ja sellest pärast hiljem niit tehtud, need samad kivimid, mis tekitavad infrapunakiirgust. Ja nüüd, kui meie magame selle voodipesu all, voodipesu komplekt on 2 inimesele praegu ainult saadav, seal on nii tekk kui tekikott, siis on 2 padjapüüri ja siis on katte, pealiskatte niimoodi ilu pärast. Ja selle all, kui me magame, siis tegelikult sellel ajal meie vereringet pidevalt parandatakse. Ja meie kogemus ütleb seda, neid voodipesu on juba aastaid müüdud. Ja meie kogemus ütleb seda, kui me kapilaride vaatamist oleme teinud ja kuskil, kui inimene on voodipesu omandanud ja kuskil 3 kuu pärast vaatame uuesti, siis on kapilarid oluliselt ilusamaks läinud. See tähendab, läbitavus on paremaks läinud, nad on liikuma hakanud veri kiiremini läbi ja need kokku kleepunud verelibled on ka tunduvalt vähemusse jäänud. Nii et tegelikult sel ajal, kui me voodipesu all magame, me juhtumisi ka terveneme. Nii et see pikk aeg, mis me tegelikult oma elust 1/3 voodis magame, on hea võimalus praegu just nii öeldakse, nagu öeldakse laiskadele, võimalus terveneda. Ja kui meil see voodipesu on juba aastaid olnud, siis magneteraapia, võib-olla magneteraapia 3D madrats, no mina ei mäleta, kas see on 6-7 aastat või natuke rohkem ainult olnud. Ja see on siis selline kattemadrats, ta ei ole selline paks, see kattemadrats on siin mõne sentimeetrine. Ta on kattemadrats ja temal tegelikult on siis rivi magnetteraapia sellised ruudukesi seal sees ja seal kattemadratsil on tegelikult 2 poolt A ja B pool, üks on rohkem talvel, teine rohkem suvel, soojemal ajal kasutusel ja seal on tervelt, kui ma eksi, 5 kihti lisaks selle magnetile. Seal on samamoodi infrapunakiirguse toime. Ja võt ideaalvariandis, meie, kes me siin juba korporatsioonis natuke aega oleme olnud, siis me ikka püüame teha nii, et me muretseme nii selle madratsi kui ka voodipesu. Sellepärast, et sellega me kindlustame ka seda, et ükskõik mis elu me ei ela, et meil tegelikult öisel ajal ikkagi organism taastub, ikkagi aidatakse kaasa, et me ei jääks haigeks ja meie liigesed oleksid tervemad. Ja nüüd tegelikult seda nimetatakse funktsionaalseks tekstiiliks ja nüüd ma näitan teile veel paar funktsionaalse tekstiili toodet, mis on ka une jaoks head. See on siiditekk, see on 1 inimesele, energeetiline tekk magnetitega, mis on siis 2 mõeldud. Ja ikka sama asi, et tegelikult ta tervendab. No magnetitega tekki minu kogemuse järgi, mina magan sellega pigem talvel, praegu juba läheb soojaks, peab vahetama siiditekki vahel. Ja teate, nende voodipesude üks omapära on see, et te peaksite tegelikult seal täitsa ihualasti magama, et see keha oleks kohe vasta seda toodet, et see tegelikult toimiks võimalikult kiiremini. Ja olen tõesti kogenud inimesi, kes päris külmades ruumides olen viinud neile kohale voodipesud, et see pütsand, ole hea, proovi kuidagi sinna voodipesu tähendab alla minna paljad. Jumal nii külm on, et ei saa, mul on ikka nii külm, et ma ikka riietega alguses öösärgi või pidžaamaga või mingite teesärkidega magan ja siis ühel hetkel mõne aja pärast ütleb mulle seal mõne kuu möödudes, et Silva, ma juba tõstan jala sealt teki alt välja, tähendab, et vereringe on juba läinud paremini käima ja tal ei ole magama minnes enam külm, jalad ei hakka krampi lööma, jalad ei hakka külmetama, tähendab, need, kes muretsevad külmetavate jalgadega, selle voodipesu all magades, need külmetavad jalad hakkavad väga paremaks minema. Samamoodi on siiditekiga, mina olen siiditekiga proovinud ka telgisüksi, täitsa magada spetsiaalselt oma kursakaaslastega läksin ja niisuguse augustisel külmal ööl, eks ole, telgis ma tahtsin näha. Kõrval üksed ma olin seal ühe oma tuttavatega ühel üritusel ja nemad külmetasid seal riietega teki all, aga mina olin paljalt siiditeki all telgis ja minul muuseas külm ei olnud.
Nii et ma olen selle kõik ära katsetanud. Ja mis siis veel lisaks selle magamisele hea tervisliku unele on tegelikult 2 patja. Funktsionaalne padi on meil juba aastaid olnud. Eelmisest aastast tekkis veel massaažipati naturaalsest lateksist. See on veel lisaks nagu uus teema. Ja näete, kõik on ümber selle, et meil uni oleks terve. Et sel ajal, kui me 8 tundi või kes seal 6 või 8, kes kui palju magab, et sellel ära kasutada organismil, aidata tal terveneda sellel ajal, aidata talle kaasa, et meil oleks parem olla. Kuid meil on veel mõned tekstiilitooted. On energeetiline palantiin. Ma uurisin omal ajal, mis asi see palantiin on. Palantiin on tegelikult teate see karvakrae ametlikult, mida pannakse niimoodi ilu pärast vanasti pandi peale. Aga Venemaal miski pärast nimetatakse palantiini suured stõlasallid. Ma nägin Moskvas, käisin spetsiaalselt vaatamas, seal igal pool kirjutatud palantiin. No hea küll, aga tegelikult eesti keeles on suur õlasall. Näete, see on inimese selline suuruselt, et ta tegelikult üks meie partner isegi selle sinaka tegi omale kampsuniks. Sai teha, et nii palju oli materjali. Neid meil on 4 erinevat värvi veel saadaval, üksikud viimased on järgi. Ja mida ma teile ütlen, ükskord mul on meeles, kui ma käisin ühel loengul, ja ma mõtlesin, et ma teen väheke reklaami, see oli üsna uus toode, panen selle õlasalli omale nagu kaela peale ja näitan, et vaat siuke asi on ka olemas, mis vereringet hästi parandab ja kaelas on meil ju nii palju probleeme. Ma panin ta peale ja siis midagi toimetasin, selle vaatasin ringi, mul hakkas äkki nii palav. Nägu läks punaseks pähe, mõtlesin, mis nüüd lahti on. Ja siis mul tuli meelde. See salli ma olin nagu ta niimoodi sallina pannud kokku murdnud ja pannud ainult ümber kaela. Ma olin sunnitud selle ära võtma, sest minul hakkas veri nii kõvasti vemmeldama, et mul hakkas lausa palav, nägu oli punane peas. Nii et see oli mulle ka mingil määral üllatav, aga näiteks nendel palantiinidel on see omadus, et ta kaitseb ka üleliigse päikese eest. Ühelt poolt ta teeb sooja, ta kaitseb teil toas seal igasuguste nende õhku pumpavate ja õhku puhastavate aparaatide eest, tuule eest, vaata suvel, kui on meil see kuum, siis igasugust õhupuhastused käivad ümberringi ja tuul puhub, selle eest ta kaitseb ja samas ta kaitseb teiselt poolt ka päikse eest. Ja mina olengi suvel, kui ma olen vahel natuke liiga kaua väljas pidanud olema arvuti taga, siis ma olen selle ümber võtnud ja et need kiirgused ei läheks läbi, et ma ei saaks päikesepõletust. Nii et siukene huvitav toime. Ja veel üks tekstiilialus, mis jällegi vereringega seotud on istumise. Meil on probleemid inimesel, kes kaua istuvad, põlved, jalad, siis ristluu ja sellega seoses ka ainevahetuse probleemid vahel tihti. Väga hea toode, kellel on väga haiged jalad, need tunnevad praktiliselt ühe korraga ära selle kohe. Ma mäletan, kui meie kallis professor Nelli siin käis, siis ma käis vastuvõttu tegemas, siis ma üks pool vägisi panin talle selle istumise alla, et proovi nüüd, eks ole, see on uus asi, proovi, ta ütles, et oi, et nii kallis ei tea, kas ma ikka saan ja siis õhtul ta ütles mulle, mul on hästi meeles, Silva, vaata, näed, ma tõusen ise püsti, mu jalad ei olegi enam nii hullud, kui mul õhtul tavaliselt on ja ta on tõesti väga haigete jalgadega inimene. Ja on olemas ka aluspesu veel meil alles Eestis, mis samamoodi valu, kõik, mis on seotud siseorganitega, naiste organitega, eesnäärmega, ka natukene sinna ristluu läheb sisse, ainevahetus, jällegi ta parandab kohtpõhiselt vereringet ja mida ta teeb, valud hakkavad vaikselt ära minema, asi hakkab korrastuma. Tema on muidugi mahedamal moel, meil on ennem olnud ka korrigeeriv pesu, aga see on enam-vähem otsa lõppen. Aga meeste numbrid on veel päris palju järgi, naiste omasid vähem. Nii et näete, need on veel ühed asjad, mis aitavad meil malu ära võtta. Ja mida siis veel tahaks rääkida? See on kolmas grupp veel, on sellised aparaadid. Näiteks nutikas masseerija kaelale. Mida ta teeb? Jällegi see 7. kaelalüli, ta modelleerib erinevaid Hiina meditsiooni massaaži võtteid, seal on 4 erinevat võtted, küll ta nagu toksib ja küll ta soojendab ja küll ta paneb nagu nõelaga. Need erinevad võtted, sa iga päev kasutad seda ja vähehaavali toimetab sinu 7. kaelalüliga ja parandab seda olukorda. Peale selle on veel nutikas masseerija silmadele ka olemas, mis ümber silmade sellised maged ringid väristavad, samamoodi toimetab erinevaid võtteid teha ja vaat miks ma nüüd selle näopildi või selle peapildi jälle veel kord tuletan meelde, kõik, mis meil ümber kaela ja peaga seotud on, me haarame seal ka need teatud meridiaanid. Ümber silmade on väga
väga palju punkte, mis on seotud erinevate meridiaanidega ja samal ajal, kui me parandame oma silmade tegevust, nägemisvõimet, kuidas kellelgi oleneb, mis suured probleemid kellelgi on, masseerime silma ümbrust, samal ajal me tegelikult aitame kaasa ka pea-verevarustusele ja kõigele, mis siis nüüd ütleme pea- ja verevarustusega seotud on, kaasa arvatud meridiaanide puhastamisele. Näete, kui palju on tegelikult neid tooteid, mida meie saame kasutada, et kohtpõhiselt mingit valu ära eemaldada. Ja loomulikult ma ei saa nimetamata jätta bioenergoregulatsiooni. Bioenergoregulatsioon on siis meil paar aastat vana teema. 2018. aastal tuli siin palju asju, kaasa arvatud see energeetiline palsam, aga see aparaat. Ja neid on nüüd, me nimetame ta lühidalt PEM-aparaadiks, neid me kõigepealt tuli see PEM, nüüd me nimetame PEM esimene aste ja nüüd siis eelmisest aastast tuli ka meil PEM kolmas aste. See on kolmanda põlvkonna, ütleme, aparaat, mis on nagu uuendatud ja sellel on nüüd imepärane võime meridiaanide ja veresoonkonnaga tegeleda. Ja seal on siis nüüd spetsiaalse tehnoloogia abil, spetsiaalsed kindad, millega siis inimese keha pikki meridiaani masseeritakse. Ja vaadake need meetodid, mida siis sinna nende kinnastesse on pandud, on väga tuntud Hiina traditsiooni meetodid. Kuassaamassaaž, tuinamassaaž, aga nõelravi tunnete rohkem, kuputeraapia, moksateraapiat, võib-olla vähem inimese tunneb. Need on need, mida nad rohkem rõhutavad. Ma tuletan veel meelde, et kui Hiinas raviti nüüd neid koroonahaiguse inimesi, koroonahaigusel ajal, siis üks, mida me kuulsime Hiinast, kasutati väga palju nõelravi ja kuputeraapiat lisaks sellele, ütleme, lääne meditsiini mõttes ravimitele, et taastada inimesed, et kiiremini välja tulla sellest seisust. Ja vaadake, see aparaat, bioenergoregulatsiooni tegev aparaat ehk PEM-aparaat, nüüd modelleerib kõiki neid toimeid. Erinevad inimesed tunnevad seda erinevalt, mida haigem koht sul on. Minu kogemus järgi ütleb seda, et kus on haigem koht, seda kohta ta tunnetab, võib-olla kus on tervem, ei tunneta. Ja vaadake, sellel ongi nüüd see omadus, et tema neid meridiaanidel olevaid punkte, täpselt nii, kui me kohtpõhiselt vöödega või nende tekstiilitoodetega või siis nende muude aparaatidega mõjutame. Tema nüüd mõjutab siis seda pidi, kus pidi meil kinnas mööda läheb. Seal on ka olemas otsikud, mida saab ka lihtsalt keha külge panna, kas siis need otsikud või kindaga, kust me kehast mööda läheme. Ja seal tema nüüd need meridiaanid puhastab, et meridiaanidest saaks eluenergiat vabalt voolata, paneb vere kiiremini liikuma, vereringet parandab ja sellega seoses loomulikult, et see samane asi ing ja jang läheb tasakaalu. Ja see ei ole nüüd selline asi, mida nüüd on ravi mingisugune aparaat. Jah, aastaid tagasi, kui nüüd Hiina meditsiinis, Hiina haiglates seda kasutati, siis kasutasid seda põhiliselt, toimetasid sellega arstid ja ta oli natuke keerulisem ja seal oli vaja rohkem teadmisi. Ja nüüd seal kuskil üle 10 aasta nad rääkisid seal erinevatel allikal 10, 15, 20 aastat tehti teaduslikku tööd ja uuriti, kuidas siis saaks seda aparaati nii lihtsaks teha, et lihtinimesed, need, kes ei tunne nõelravi, need, kes ei ole massaaži õppinud, need, kes ei ole Hiina meditsiini õppinud, et ka lihtinimesed oma kodus saaksid seda kasutada. Ja ma ei väsi kordamast härra Foha ärikolledži ühe viitsepresidendi Liao Shusheni ütlust, kui me õppisime seda aparaadi kasutamise teist astet seal Leedus Kaunases. Ta ütles selle aparaadi kohta, et see on nagu triikraud. See tähendab, et triikrauaga saab äri teha, saab kodus kasutada. Triikrauaga saab head teha, triikida pesu, aga saab ka midagi halba teha põleta. Tuleb õppida seda kasutama. Ta on tehtud nii lihtsaks, et uskuge mind, iga tavaliselt mõtlev inimene suudab selle selgeks õppida, seda toimetada. Mina olen siin 2 aastat ka neid koolitusi teinud selleks, alati võib minu peale pöörduda. Nii, ja mida siis veel valust rääkida? Loomulikult, kui me paneme eluenergia meridiaanid puhastame ära, slakid viime organismist välja, vereringe paneme paremini käima, mis siis toimub?
toimub loomulikult valu eemaldamine. Olenevalt valust, olenevalt kui pikalt see on toiminud, loomulikult igalühel eri aegadel, eri korde seansse tuleb teha, aga ma rõhutaksin võib-olla seda, et igasugune seanss selle bioenergia regulatsiooni aparaadiga on võrdväärne 10 tavalise massaaži seanssiga. Ja näete, siia ma nüüd panin kirja need patogeensed tegurid. Tuul, külm, niiskus, kuum, millega see bioenergia regulatsiooni aparaat toimub, mida tema hakkab organismist välja ajama. Ja need ongi nüüd selle probleemi põhjuseks. Niiskusest rääkides nii palju, et hiinlased on meid eestlasi siin päris palju testinud ja tegelikult on nad öelnud, et me oleme niiskust täis. Ja veel kord ütlen, kes ei ole kuulnud, et niiskuse jaoks on kõige väljutamise jaoks meie organismist on kõige parem kasutada ingverit, seda kõige tavalisemat ingverit, ta saab poest osta, tüketada ta väikseteks tükkideks, panete nõusse keetmada veega hästi madalal tulel, rahulikult 2 tundi peab ta seal podisema keema. Ja vot see, mis sealt ingverist nüüd siis välja tuleb, see ekstrakt, vot see on see võimas ekstrakt, mida on ka kasulik peale bioenergia regulatsiooni seanssi juua, et see niiskust välja viiks seespidiselt ka veel teistpidi ja ta on niisugune päris vänge, hiinlased joovad seda päris vängelt. Teine valmistamise viis on ka võimalik, et kui te panete näiteks termose põhja, mis on hea termos, mis väga hästi kuumust hoiab, te peate korraliku tõsise termose saama, kus kuumuse hoidmine on tugev. Meil on siin endal ka töö juures kunagi ostsin 24 tundi tõesti peab kuuma sees. Ja sinna panete põhja tükikesed need ingverid, võite ka sidrunit peale mõne lõigu panna ja sinna kuuma peale vett valada tuli kuuma keeva vett ja hommikuks on see jook teil valmis. Ja kellel ütleb, et see tundub väga vägev olema, siis võib mõned kuivatatud fruktid magususeks sisse panna. Nii et vaadake, sellel PEM-aparaadil on selline toime. Ja loomulikult, kui me seda PEM-aparaati kasutame, siis tegelikult on kasulik ikkagi midagi sissepoole ka võtta, et toetada seda varianti, et me väljapoolt mõjutame, ka küll ta läheb sügavuti küll, aga tegelikult, et tasakaalustaks yin-yang tasakaalu saaks kiiremini paika, siis need meie tervisetooted on selleks abil, sellepärast, et kui me neid võtame koos, eriti veel seda korditsepsi võtame koos selle bioenergia regulatsiooniga, siis nende toime kahekordistub. Ja nüüd tuletan veel kord meelde, mida oli Hiina traditsiooniline meditsiin soovitus yin-yang tasakaalus, meridiaanid läbitavaks, eluenergia tsi ja vereringe läheb paremini liikvele. Ja nüüd siis veel kord, kui eluenergia tsi on kuskil seisakus, siis seal varem või hiljem organis hakkavad tekkima probleemid. See on, kujutage ette, et jõel on mingi tamm mees, koprad meil on kõvad tammitegijad, siis kalad ei pääse läbi sellest jõest, eks ole, ja tal tuleb nagu mingi seisak seal, teisel pool tekib nagu mingisugune paisu taga mingisugune tiik, eks ole, seisva veega, mida tihedam see on, mida suurem tähendab, on seal kuskil mingi takistus. Sama lugu on ka veresoontega, kui meil tekivad takistused, teatavasti me oleme kuulnud insultist ja infarktist, mis seal on, tekivad mingid trombid ei pääse sellest kitsast veresoonest enam läbi, sest veresoonte seinte peal nii palju juba jäänud üleliigset kraami, et see vaene süda ei jaksa enam seda trombi läbi pumbata ja siis tekivad insultid, infarktid. Aga tegelikult veresoontega on nagu, kui te võtate oma käe 5 näppu, on tegelikult 5 põhihaigust. Peale insuldi, infarkti on kõrg vererõhk, suhkruhaigus ja onkoloogia. Need on need, mis on kõik veresoonte halva seisundi tagajärjed. Ja nüüd siis ma natukene veel paar sõna toodetest, mida sisse võtta, kuna me rääkisime ka veresoontest täna palju, tuletan meelde, et meil on olemas veresoonte kapslid. Tuletan meelde, et see koroonahaigus, võiks öelda, on veresoontega toimiv haigus ja nendel inimestel, kellel on ta hästi ägenenud, siis nendel ongi need trombi küljes kopsudes nii tihedalt, et kopsud ei suuda anda edasi hapnikku ja süda ei jaksa enam pumbata seda verd paksu. Vot see, mis seal tekib, on niivõrd paks veri. Ja meil on tõesti päris palju inimesi, kellel on endalgi võib-olla
kas lähedased haigeks jäänud või nad on ise kergel kujul ära pudenud, siis viimasel ajal on väga üks lemmiktoode just verd puhastavad kapslid. Ja just selleks, et vaadake siin, et veres oleksid kõik need erinevad vereosad lahku. Ja nüüd ma näitan teile ühte katset, mida võib-olla ei ole ennem, kes ei ole näinud, ma olen paljudel kordades seda näidanud. See on ühe konkreetse FOHO partneri pilt. See on veri, mis võeti temalt ja pandi peetertassi mikroskoobi alla. Peale seda lisati verele, siis seda Tšütsinfu kapsel, Tšuetsinfu hääldatakse seda verekapslit, saab lahti võtta ja sealt selle pulbri kujul seda lisada. Siis 20 minuti pärast näete, need vereliistakud on juba praktiliselt kõik või need punased verelibed on praktiliselt kõik juba hakanud eralduma ja 40 minuti pärast on nad kõik juba eraldanud. See on see imepärane verekapsli toime. Ja me siin mõni päev tagasi eelmine nädal tegime nendest verekapslitest ja teest oli väga hea loeng, oli hiinlasel proua Mollil ja ma võib-olla siin mõne aja pärast kordan veel seda, sest sai vähe reklaami tehtud ja kiiruga sai valmis tehtud, aga see oli fantastiliselt nagu põhjalik loeng just sellest, mismoodi verekapsel nagu tegelikult meie organismile mõjutab. Ja tuletame meelde, vööd parandavad vereringet, tekstiilitooted parandavad vereringet, need aparaadid, mis me kaela silmad ümber paneme ja samamoodi bioenergoregulatsiooni aparaadid. Kõik nad tegelevad millega? Veresoonte parandamisega, sest selle peal meil on tegelikult meie elu seisneb. Kui ta nii läbitavad, kui on meie veresoonet, nii kaua me kipume elama. Loomulikult ka nii kaua, kui ka läbitavad on meie meridiaanid. See on omavahel väga tugevalt seotud. Ja kindlasti rõhutaksin veel juurde, ärge unustage vett. Kui veri on paks, kui te näete kapilaroskoobis, et need veresooned on sellised mitte ilusad U-tähe, tagurpidi U-tähe kujulised, vaid sellised kõverikud ja paksud ja sealt jookseb nagu pärlikee läbi see punt verd. Seda on kõik füüsiliselt näha ja ma muuseas ei võta verd, vaid see on ekraani peal näha. Ja võt siis kindlasti, kui veri on paks, siis on teil kindlasti organismis vett ka vähe. See on üks tähtis asi. Ja tuletan veel meelde, et üks väga hea asi selliseks alustamiseks ja rasvade väljaviimiseks ja ka meie vereringes ja ainevahetuses just, mis on kõik seotud meie südame-veresoonkonnaga, on väga hea ja lihtne asi, on teed juua ja sellest ühest pakikesest, mis seal on, need on 25 pakki, kui ma mäletan õieti selles karbikeses, ühest pakist me saame 1,5–2 liitrit vett. Mida me võime ka toidu kõrvale võtta, päev otsa vaikselt sooja teed juua ja me saame kenasti toetada oma organismi aju-veresoonkonda, südame, aju ja veresoonkonda. Ja nüüd ma panin veel ühe asja siia. Me rääkisime täna väga palju liigestest. Ma ei rääkinud sisemistest haigustest, kuigi ütleme see seljavöö on 2 pinda, tal on selja peal ja tal on kõhu peal. Ja ta tõepoolest mõjutab ka neid asju, mis meil on kõhus väga hästi. Ja selgroo peal, nagu te teate, kes bioenergoregulatsiooni teab, siis selgroo peal on meil praktiliselt kõik organid alates sealt ülevalt, kopsud, süda, maks, neerud, siseorganid ja siis jalad ja siis ristu koha peal on juba edasi seal suguorganid, kõik need on meil selgroo peal ja kui me nüüd seda seljavööd kasutame, kui me magame voodipesu all, kui me teeme bioenergoregulatsiooni, siis me seda kõike mõjutame. Aga liigeste kandi pealt, kui me vaatame, liigeste valude pealt, reumatoidsete haiguste puhul on just see meie korditsepsi nagu kõrgem vorm või tugevam vorm, see on korditseps sipelgaga ehk eliksiir Sanpao, see on ka nagu toetav, mis võtab valu ära. Ja mis ma nüüd valust rääkides võin öelda oma kogemustest, oma grupi partneritest, oli mul üks inimene, kelle mina tean muidugi naist rohkem, kellel oli nagu selline hull haigus, et temal hakkas selgroog lihtsalt, selgroolid purunesid, nagu öeldakse, läksid, kuidas ma seda, nagu pulbristusid või nii. Mis põhjusel see oli, kes keda südistas, ma ei tea, aga mees siis tol ajal ta oli voodihaige juba ja oli nagu teada, et ega ta väga kaua enam ei ela, aga ta siis proovis erinevaid valuvaigisteid ja muuses ka meie seda eliksiiri Sanpaod.
ja ta jäi lõpuks kuni lõpuni välja selle eliksiiri sandpao peale, sest sellel ei ole tüsistusi nagu igasugustel morfiinidel ja muudel hulludel valuvaigistajal, aga tal olid niivõrd tohutud valud, et ta ilma selleta ei saa. Ma mäletan, meil oli tol hetkel veel see aeg, et oli just uus laevapartii oli tulemata, tooted olid kuidagi otsakorral ja me tõesti siis jagasime neid korditsepsi ja korditsepsi selle sipelgaga rohkem nendele inimestele, kellel oli see hädavajalik, kaasa arvatud sellele meesterahvale, et tema rahulikult saaks need päevad lõpuni olla ilma tohutute valudega. Ja tema kogemus, tohutu kogemus on just see, et võtab väga hästi valud ära. Mina tänan tähelepanu eest. Ma olen nagu kiire ülevaate valu äravõtmise võimalustest korporatsiooni FOHO toodetega teinud.